mõelda oma kooliaja peale, siis ma arvan, need mälestused, mis mul tuleks meelde siis, kui ma ei oleks täna õpetaja või Keila kooli töötaja, või poleks seda kunagi olnud, oleksid ühed. Täna ma aga töötan ja need on teised. Ehk et see, et ma tulin tagasi Keila kooli tööle, siis see paratamatult muudab neid mälestusi ja võib-olla ka muudab seda, mida ma nagu siis mõnest asjast saan rääkida ja mõnest asjast ei saa rääkida. Aga kui üldiselt võtta, siis eks need koolipõlve, kusjuures mul on veel selline, et ma nagu põhikoolist ei mäletagi väga midagi. Ma tean, et mõni mäletab, ma ei tea, lasteaiastki väga täpselt, et kus, kes, mis ja toimus ja et ma nagu lasteaiast rääkimata, ma ei käinudki muidugi lasteaias, aga põhikoolist nagu ka väga palju mälestusi ei ole, et mul hakkab pigem ongi niisugune gümnaasium. Ma ei tea, miks see nii on. Aga gümnaasiumist, kui ma mõtlen, et eks need ikka pahandused ole, et ega ei ole minagi olnud kukupai ja väga eeskujuliku käitumisega õpilane. Et eks need pahandused ole, kus kohas ole, ma ei tea, tundidest ära mindud või siis moeshow ja rokipeoga seonduvad ettevõtmised, mida nii mõnigi õpetaja, kes tänagi töötab, võib-olla teab ja mäletab, aga las nad jääda. No kohe esimesena tulevad kindlasti need, keda ma ju tänagi näen, et juba mainitud Liis Epp, minu klassijuhataja, keemiaõpetaja Einard Mändla, kes sellel ajal, kui meie õppisime ja lõpetasime, siis see keemia hinne, tegelikult üldse üks õppeaine hinne ei võrdu ju teadmistega. Aga keemia puhul oli see niiviisi, et keemia võis olla 3, aga kui mindi ülikooli õppima, siis mõnest teisest koolist tulnud keemia hindega 5, õpilane ei saanud pooltki nii palju aru, kui Einard Mändla on lõpetanud keemia õpilane, kes keemiat siis teadis. Ehk et see tase oli selline, et ta suutis teha selle selgeks kõikidele ja see on jäänud meelde, mitte ainult minule, vaid kui me oleme vanade klassikaaslastega sellel teemal rääkinud, arutlenud, et siis see on tulnud jutuks. Kui me räägime õpetajatest, keda täna enam ei ole, siis kindlasti on õpetaja Mairo Skala, näiteks see, kes kusjuures mulle vist ei ole õieti kunagi tundi andnud, aga kuna ma olin põhikoolis, millest ma ei mäleta midagi, gümnaasiumis oli nii, et 10. klassis ma olin väga niisugune nagu põhikoolis väga vaikne, tagasihoidlik poiss, aga kusagil kas 10. lõpus või 11. klassis ma kuidagi muutusin või midagi muutus ja ma tahtsin olla aktiivne, ma tahtsin kõigega tegeleda samaaegselt ja kogu aeg. Ehk et olla hästi aktiivne ja siis üks mälestus või kogemus, et kunagi oli õpilasesindus ja õpilasesinduse kõrval korraks toimis Keila kooli noorte parlament, et siis sai selline ettevõtmine ellu kutsutud ja Mairo Skala oli seal juhendajaks. Samamoodi kooli ajalehes Keila kooli teataja, ehk et Keila kooli Keko siis eelkäija. Seal sai toimetatud ka samuti, mille juhendaja oli Mairo Skala, ehk et seda kokkupuudet Mairo Skalaga oli nagu üsna palju ja kindlasti tuleb tema minu jaoks esile. Minul oli niiviisi, et ma käisin esimesed 2 aastat, esimese ja teise klassi, käisin lasteaiamajas. Tegemist oli Rukilille lasteaiaga, kui ma õigesti mäletan. Seda lasteaeda sellisel kujul täna ei ole, seda koolimaja täna ei ole, aga see Rukilille lasteaed, kus kohas ma koolis käisin, see paiknes tänase Keila kooli koha peal. Ehk et umbes täpselt sama koha peal siin siis käisin ma esimeses, teises klassis. 3., 4. klassis käisin ma algkoolimajas ja siis 5. klassi läksin ma juba sinna suurde majja ehk Põhjatänava majja, mida ka täna enam ei ole. Ja miks see niiviisi oli, et kui vaadata geograafias või inimgeograafias neid rahvastikupüramiide, siis viimase
väga mitme aasta sünnibuum oli ju aasta 85, mis on minu sünniaasta. Pärast seda on korraks tõusnud ka sündimus sarnasele tasemel, oli aasta 89 ja siis pärast seda on ainult langenud. Või mitte ainult langenud, aga pole enam nii kõrgele tasemele tõusnud. Ehk et ma tahan öelda seda, et minu vanuseid poisse või lapsi, kes 85 sündisid, oli väga palju ja siis me ei mahtunud kõik enam kooli ära ja seetõttu me pidime osaliselt käima lasteaias siis koolis esimeses, teises klassis. Kui me räägime Põhjatänava koolimajast, siis näiteks ma mäletan, et sealt sai ka mitmest kohast esimeselt korruselt minna teisele korrusele, ehk neid trepikodasid oli mitu. Aga kui minna sealt peauksest kohe sisse, siis ja sealt kohe otse ülesse, siis minu mäletamist mööda seal vahetult enne teist korrust äkki oli 4. või 5. trepimade või trepp, mis loksus. Siis oli väga mitu kohta teisel korrusel, kus kohas nägi läbi põranda esimesel korrusel, ehk et millegi pärast oli seal auk. Ei tea miks, aga see auk oli ja see tundus imelik mulle. Ja seda ma mäletan. Ja kui me ruumidest mäletame, et siis nii nagu see, kes 85. aastal sündisid, ehk et neid lapsi oli palju, minu lennus oli palju, et see ruumipuudus koolimajas saatis meid ju kogu see koolitee. Ja kui ma olin gümnaasiumis aktiivsem ja jah, meil oli ka kooliraadio, mis toimis niivõrd kuivõrd, aga oli olemas tehniliselt ja vist said ka kokku ja kooliraadiol oli oma ruum olemas, siis koolilehel näiteks oma ruumi ei olnud. Aga kuidagi tuli välja ilmsiks või selgus, et vana koolimaja 4. korrusel ehk seal kõige viimasemal korrusel ühes otsas on mingisugune ruum, mingisugune panipaik, mis oli mingisugust modru või midagi oli siis täis seal, ma ei mäleta enam, mis seal oli, aga midagi oli see täis. Ja põhimõtteliselt saime me selle ruumi ajalehele kasutada. Ainuke tingimus oli see, et me pidime selle ise siis ära viima need asjad, mis seal oli, ma ei tea kuhu, aga kusagile pidi need ära viima. Ja siis pidi seal remonti tegema, see tähendab seinad sirgeks pahteldama, üle värvima, põrandad, vist uue põrandagi panema, sest et põrand ei olnud seal normaalne, siis põrandaliistud, ühesõnaga kõik see. Ja mina sain seda remonti teha. Ehk et peale tööd või peale koolitööd, peale koolipäeva ja nädalavahetusel õnneks oli ruum väike ja 2 nädalat äkki või 3 nädalat umbes kulus ja siis sai see ruum seal korda tehtud. Ja eks seal 12. klassi jooksul sai selles ruumis ka igasugust tsirkust tehtud, et nii tundide ajal kui tundide välisel ajal. Kusjuures seda juttu, et see Põhjatänava maja kukub kohe kokku, seda ma mäletan oma koolipõlvest kogu aeg ja mingil hetkel oli see juba nali, et 15 aastat, 20 aastat räägitakse, et kukub kogu aeg kohe kokku, aga näe, kiviseinad püsivad ja koolis me käime. Ma olen teinud magistritöö teemal meesõpetaja kogemus Eesti koolis ja alustanud tegelikult ka doktoritöö tegemist sellest, see on pausi peal praegu. Ja see kogemus, mis seal vastu vaatab, on väga suures osas see, et üks mees on kooli tööle sattunud juhuse tahtel, juhuslikult. Väga paljudes, kui rääkida paljude meesõpetajatega, see on nii. No võimalik, et see on ka naisõpetajatega nii, aga minu uurimus nagu selgitas seda välja. Ja nii ka minul on olnud see suuresti juhuseks. Ehk et aasta oli vist 2009 ja siis oli tegemist ju suure majanduslangusega või kinnisvarast tuleneva suure majanduslangusega. Ja see koht, kus ma töötasin, ma olin ühes ettevõttes, eraettevõttes haldusjuht ja ühe poe juhataja. Ja kuna see poekett siis läks pankrotti, seda püüti saneerida, aga ei õnnestunud, see läks pankrotti ja selle tulemusena pidin ma vaatama uusi väljakutseid. Vahetult enne seda oli toimunud selline projekt, mis tänagi on koolis
toimumas pealkirjaga Tagasi kooli. Ja Tagasi kooli raames kutsuti mind mingisugust tundi andma. Ma ei mäleta, kas see oli nüüd geograafia tund või oli see matemaatika tund või mingisugust tundi kutsuti mind andma kui vilistlast siis. Ma ei mäleta ka, kas kutsujaks oli Marika Ivandi, kes oli siis direktori kohusetäitja või minu endine klassijuhataja Liisepp. Aga kui ma seda tulin andma, siis pärast seda tundi või antud tundi või tunde sai õpetajate toas niisama natukene räägitud ja kuidagi tekkis see tööpakkumine siis nagu laua peale, et tegelikult otsitakse inimest, aga ei ole. Ja natuke aega läks mööda ja see kõik muutus kuidagi väga konkreetsemaks, kuni ühel hetkel olin ma juba lepingu läbirääkimistes ja nii oligi. Ja siis nii ma sattusingi. Alguses olin ma osaliselt matemaatikaõpetaja, osaliselt informaatikaõpetaja ja täiskoormusega IT-juht. Ja siis, aga ma mäletan seda üllatust, et kui ma tulin erasektorist ja siis juba aastal 2009 räägiti, et õpetajate palgad on nii madalad ja see on põhjus, miks paljud ei lähe õpetajaks õppima. Ja siis ma mäletan oma üllatust, et kui ma tulin, pidin ära tulema eraettevõttes sellest töökohast, kus kohas ma olin mingisugusel, ma ei ütle, et nüüd kõige kõrgemas positsioonis, aga ikkagi mitte ka kõige madalamas positsioonis, ehk et töökoht oli sukene üsna okei. Ja siis tulin kooli tööle, et justkui nagu peaks nagu kõik nagu halvemaks minema palganumbri mõttes, siis ei läinud, läks paremaks ja tegelikult koolis ikkagi on väga hea töötada. Kutsun kõiki videovaatajaid siis kooli tööle. Kindlasti on Keila koolil olemas oma vaim. See vaim on iga õpetaja, iga õpilase ja iga vilistlase peas, võib-olla ka iga lapsevanema peas. Tema nägemus, arusaam ja ettekujutus Keila koolist. See on igal ühel erinev. Ma arvan, et sellist mingisugust ühist näitajat, ühisosa ei ole. Ja ma arvan, et ei ole seda sellepärast, et Keila kool on, ma ei tea, räägime siis ainult viimasest 30 aastast, et viimase 30 aasta jooksul olnud pidevas virvarris. Et kas me räägime siis koolijuhtide vahetusest ja tihedast muutusest või me räägime koolimajade vahetusest, et alles oli Põhjamaja, enam pole seda maja, nüüd on see maja, kus me täna tööd teeme. See on ainult 10 aastat vana, eks ole. Ma arvan, et koolivaim on olemas nendes koolides, kus kohas õppetöö on toimunud võib-olla näiteks 40 aastat samas majas. Paljud õpetajad on samad, on ka uusi ja sealt on koolijuht on kindlasti ka vahetunud, aga pigem nagu vahetunud mitte iga 2-3 aasta tagant. Et ma usun, et seal on see ühe kooli vaim nagu selgemini tuntav, ühtlasemalt arusaadav kõigile. Aga Keila koolil on kindlasti ka olemas oma vaim, see on lihtsalt iga õpilase, õpetaja, vilistlase oma südames ja peas. Ma teeksin, kui küsimus ei ole rahas, siis ma teeksin 1. kuni 12. klassini võimalikult väikesed klassid. Me ei räägi 30, me ei räägi ka 20 pealistest klassidest. See muudab õpetaja koormust väiksemaks. See muudab õpetajaid rõõmsamaks. See muudab õpilaste õpet kvaliteetsemaks, sellepärast et õpetaja tähelepanu 45 minuti jooksul jagub rohkemate õpilasteni. Ja kindlasti ma ei toeta üks-ühele õpet selles mõttes, et õpilastel on väga sotsialiseeruda ja kindlasti on olenevalt õppeainest võimalik neid kehalises kasvatuses 5 või 10 on raske midagi teha, kui peaks rääkima jalgpallisteks. Et kindlasti seda sotsialiseerumise momenti peab olema, aga et see õppetöö toimuks pigem nagu väiksemates rühmades. Kui väikestes rühmades, lõpuks tuleb ikka ju raha mängu, eks. Aga kui raha ei tuleks mängu, siis ma arvan, et kui ühe õppegrupi suurus olekski niisugune 10 kuni 15 õpilast, siis see oleks juba päris hea. Keila kool mängib Keila linnas ja Keila kogukonnas ääretult suurt rolli. Tegemist on ju Keila suurima tööandjaga
läbi õpilaste, nende vanemate, õdede-vendade ja vanavanemate on, ma arvan, seotud ikkagi julgelt üle 50% Keila linna elanikest, võib-olla juba 70-80%, oleneb, kui laialt me seda võtame. Ehk et Keila kool mõjutab Keila linna väga suures osas. Keila kool peaks olema kogukonnakool, tingimata ka seda, ma arvan, et on. Ja kui me mõtleme, et mis on siis kogukonnakool, mida see, võib-olla see tähendab iga inimese jaoks midagi erinevat. Minu jaoks tähendab kogukonnakool seda, kui lapsevanemad ei ole mitte ainult lapsevanema rollis, vaid on ka õpetaja rollis, ehk et annavad tunde Keila koolis. Kui õpilased, kes õpivad Keila koolis, ei õpi ainult koolimajas, vaid õpivad ka koolimajast väljas Keila linnas, erinevates Keila linna asutustes. Esiteks on nad teadlikud erinevatest ettevõtetest ja asutustest, mis Keila linnas on. Ja ühtlasi saavad võib-olla mõne targema mingisuguse teadmise või õppetunni nendest Keila linna ettevõtetest ja asutustest. Ja et need konkreetsed rollid, lapsevanema roll, õpilase roll, õpetaja roll ei ole nii selgelt piiritletud, vaid need rollide piirid on hägusamad. Ja mida hägusamad need on, siis ma arvan, et seda rohkem võib öelda, et tegemist on kogukonnakooliga. Ajalugu kipub korduma ja Keila kool on ju Eesti Vabariigi suurim kool. Kui nüüd suurustlevalt öelda, siis tegemist on ju maailma suurima eestikeelset üldharidust andva kooliga. Ja ajalugu kipub korduma selles mõttes, või elu käib mööda spiraali, et praegusel hetkel ongi Keilas olnud koolide liitmiste aeg. Ma saan sellest aru, see on normaalne, aga ma arvan, et lähitulevik peaks ees ootama see, et toimub ka koolide lahutamine. Kas me räägime siis Viimsist, kus toimus lasteaedade liitmine ja siis lahutamine või ka koolide lahutamine või jagunemine. Et ma arvan, et see on normaalne areng ja ka Keilas ootab ees, et jällegi, kui tulla tagasi selle Keila kooli vaimu peale, et seda raske tekkida ka tulevikus, sellepärast, et kui ma arvan, et kui 10 aasta pärast rääkida seda sama juttu, siis me räägime juba 2 üldhariduskoolist või suisa 3 üldhariduskoolist. Ja siis me räägime iga kooli vaimust juba eraldi, eks ole, et ühel koolil on 1, teisel on see midagi muud, mis siis defineerib ja iseloomustab seda kooli. Ma arvan, et ja kuidas neid koole nagu jagada 2 või 3, see on nüüd juba loominguline küsimus, et kas on algkool, kas on vanuse järgi või on paralleelselt 2 mingisugust lendu, et neid võimalusi on nagu väga palju rohkem. Ma arvan, et siin tasub kastist välja mõelda. Ma arvan, et siin tasub üheskoos arutleda, mis on ühe variandi plussid ja miinused, sellepärast, et ma arvan, et selliste otsuste juures ei ole kunagi olemas ühte ainuõiget ja kindlat, et me peame nii tegema, sest et seal on kõik plussid ja ühtegi miinust ei ole. Et sellised arutelud on, ma arvan, Keila linna hariduses tuleviku küsimused, lähituleviku küsimused. Praeguseks on välja kujunenud üks nii-öelda kindel seltskond, et meid on, ütleme, seal 4-5, laiemalt natukene rohkem, aga me suhtleme tegelikult, võiks öelda, et iganädalaselt. Nüüd on niiviisi, et neil ka lapsed juba ja võib-olla see suhtlus on mitte iganädalane, ülenädalane, aga ma mäletan aegu siin mitte väga kaua aega tagasi, aga pärast kooli lõpetamist, kus me ikka suhtlesime mitu korda nädalas. Saime kokku, kas tegime sauna, tegime kaarte, mängisime bridži. Ja siis, kui me räägime mingisugusest kord aastas või 2 korda aastas, olenevalt, kas siis on Keila linna päev või on kellegi sünnipäev, mingisugune juubel suurem, kes siis suuremalt peab, et siis me näeme ikkagi ka rohkemaid, siis on see seltskond juba siukene võib-olla 10 inimest, et seda suhtlust on. Ja siinkohal meenub mulle üks ütlus, et
et sõpru hangidki sa gümnaasiumi lõpuni või gümnaasiumi lõpuks. Kõik need suhted, mis edaspidiselt pärast gümnaasiumi tekivad, neid nimetatakse pigem tuttavateks. Ehk et sõbrad on gümnaasiumi lõpuks sul olemas, need on väga tihti elu lõpuni ja ülejäänud suhted, mis on, neid võiks nimetada mitte sõpruseks, vaid tutvuseks. Muidugi on erandeid, erand kinnitab reeglit.